millised olid need ootused või arusaamad sellest koolitusest või sellest koolituse paketist ja milline on see reaalsus? No üldiselt ma eeldasin internetturunduse puhul eelkõige Google AdWords, Google Analytics, SEO-d võib-olla, aga see on ainult osa sellest, mis siit tegelikult sai. Et pärast just see kodulehe loomine, kodulehe haldamine, kodulehe testimine, et sellel on isegi suurem rõhk olnud kui lihtsalt Google'i tööristada. Mida nendest sa hakkad nagu kasutama, mida sa arvad, mida sa hakkad kasutama oma edaspidises töös? Ma arvan, et kindlasti Google Analytics ja Google AdWords. Samuti ma arvan teooria poole pealt ka kodulehe testimine ja kodulehe erinevate elementide testimine. Mis sulle meeldis ja mis sa arvad, mida me võiksime väga paremini teha? Mulle meeldis, et teemade valik oli väga lai. Mulle meeldis, et näiteks kodulehe puhul näidati, kuidas teha seda nii-öelda raskel viisil, ehk siis HTML-i ja CSS-i koodiga. Näidati, kuidas seda teha lihtsamal viisil, ehk siis artiseeriga, et antigi nagu erinevad taseme võimalused kätte, et ise valida enda jaoks, mis on sinule jõukohane ja kui palju, mida sul vaja läheb. Ja üldiselt mul ei olegi väga palju kriitikat, ainuke kriitika ongi see, et lihtsalt aega ei ole, et ühegi teemaga piisavalt süvitsi minna. Kõik teemad olidki toodud välja, sa saad ise tutvuda nende teemadega, sa tead, nagu, mida sul vaja läheb ja kuidas need asjad käivad ja see teema, mis sinu jaoks tundub oluline ja huvitav, sellest sa pead lihtsalt kinni võtma ja hakkama ise edaspidi nokitsema. Et spetsialistiks siin ei saa, aga siin saab väga hea ülevaate kõikidest teemadest. Okay. Mida sa soovitad nendele, kes võib-olla plaanivad tulla jätkukoolitusele? Kas mida nad võiksid nagu ette valmistada või millele enne mõelda, enne kui nad tulevad? Et sina oled nagu selle läbi käinud, et mida sa neile võiksid soovitada? Nad võiks kindlasti mõelda, et kus neil neid teadmisi vaja läheks, mis kodulehtede puhul, mis ettevõtete puhul, mis toodete puhul, mis e-poodide puhul nad seda tahaks rakendada ja just täpselt, et milles neil praegused probleemid näiteks on, et kas neil on müügiga probleemi või neil on külastatavuse probleemi või neil on brändiga probleeme, et mõelda need enda jaoks juba välja, et mis muutust nad otsivad siit, mis parandust, mis täiendust oma praegusele ettevõttele või kodulehele või mida ja siis tulla selle ideega siia ja siis siit juba nad kuulevad neid õigeid vastuseid oma küsimustele. Okay.